Vladimir Putin valmistab ette oma viimast ja kõige võimsamat lööki Ukraina vastu, lootuses lõpetada sõda enda tingimustel. Ühe salvaga võib Venemaa suunata kuni 200 raketti Ukraina pihta, samal ajal kui kogu Euroopas on õhutõrje püüdurakettide puudus. Sellest kirjutab täna Sõjauuringute Instituut, sellest kirjutab ka sõjavaatleja Konstantin Mašovets ja sellest räägib ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Kõik nad on ühel meelel, et Venemaa suvine sügisene pealetung Slovjanski-Kramatorski aglomeratsioonile Donbassis on läbi kukkunud, kuid annavad samas üsna hirmutava prognoosi. Kreml valmistab ette veel üht viimast strateegilist jõupingutust, 2026 aasta sügiseks talveks. Samal ajal märgib Washingtoni Sõjauuringute Instituut, et Vladimir Putin nägi võimalust sel talvel Ukraina murdmiseks. Kasutades just seda Patrioti püüdurrakettide puudust, venib sõda selle tõttu 2027 aastani. Aga pärast seda võib saabuda vaikus, sest see saab olema Kremli viimane pingutus, pärast mida pole sõjategevuse jätkamisel enam mingit strateegilist mõtet. Selles saates vaatleme kogu pilti, alates analüütilistest prognoosidest kuni konkreetsete rakettide arvudeni, millest juba täna räägitakse. Üldiselt ütlen kohe ära, et pole vaja liiga palju paanikasse sattuda. Aga me analüüsime võimalikult kainelt praegust olukorda ja seda, mida Kreml võib sõja jätkamiseks plaanida. Minu nimi on Aleksei Petši, uurime seda teemat koos, kuid enne alustamist palun teil tellida see YouTube'i kanal. Oleme teel 300 000 tellijani. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Just praegu, enne kui alustame, kontrollige. Palun kontrollige selle video all, kas olete selle YouTube'i kanali juba tellinud. Võib-olla olete juba ammu vaadanud, aga pole siiani tellinud. Vajutage kohe praegu tellimislupule. Niisiis, sõjavaatleja Konstantin Mašovets kirjutas suure materjali, mis väärib kindlasti tähelepanu. Tema sõnul panustas Vladimir Putin kurnamissõjale, alustades kuskil 2023 aastast. Aga Kremlini plaan võita kurnamissõjas kukkus läbi kahel peamisel põhjusel. Võimetus peatada lääne sõjaliste rahalist abi Kiievile ning Hiina soovimatus aktiivsemalt osaleda Venemaa agressioonis. Väidetavalt lootis Vladimir Putin tõsiselt, et kogu lääs järgib Donald Trumpi eeskuju ja peatab abi Ukrainale. Aga Euroopa ei peatunud või loodeti, et vähemalt Euroopa. Vähendab sõjalist abi ja rahalist abi ning seab Ukraina olukorda, kus abi justkui on, aga sellest jääb ilmselgelt väheks, et jätkata kaitsesõda. Ja sellistes tingimustes oleks Ukraina sunnitud lihtsalt sõlmima mingi kokkuleppe, mis oleks täielikult Kremlile kasulik. Lissan omalt poolt, et just sellepärast on Venemaa Föderatsiooni välisministeerium viimase 2 nädala jooksul mitu korda öelnud, et justkui Euroopa on otsustanud sõda jätkata, sest nad otsustasid jätkata Ukraina toetamist raha ja relvadega. See tähendab, et nende avaldustega paljastavad nad tegelikult oma kavatsused, nende kahjuks. Euroopa ei ole Ukrainast loobunud, jätkab toetust, avab krediidiliine ja nii edasi. Kuid nagu kirjutab Konstantin Mašovets, selle asemel tunnistada selle kurnamissõja läbikukkumist, Venemaa valmistab ette veel üht viimast strateegilist läbimurret. Selleks valmistub Vene agressor uueks mobilisatsioonietapiks Venemaa Föderatsioonis, kuid see ei näe muidugi välja nagu avalik mobilisatsioon. Hiljem selgitan miks. Ja Kreml intensiivistab rünnakuid Ukraina territooriumile, viib majanduse sõjarajale ning tegi hiljuti personalimuudatusi Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi juhtkonnas. Tuletan meelde, et Putin määras näiteks uue ülemjuhataja nende enda Ukraina droonivägede analoogile, ehk siis neil nimetatakse seda struktuuri teisiti, aga ka nemad on hakanud panustama just õhu- ja droonikomponentide tugevdamisele. Edasi tsiteerin Maševtsat. Kreml on juba mõistnud 2 peamist asja oma praeguse strateegilise olukorra kohta. Oma osaluse edasine venitamine talle väga kulukas kurnamissõjas on äärmiselt ohtlik, just talle endale.
Seetõttu tuleb järsult, ma ütleksin lausa tohutus mahus tempot tõsta. Ehk siis mõte on selles, et kui kurnamissõjas ei õnnestu võita ja see kurnamissõda hakkab juba Moskvat ennast tabama, on ilmselge, et veel 2022. ja isegi 2023. aastal oli Venemaa pihta toimuvaid igapäevaseid rünnakuid raske ette kujutada ja arvestati sellega, et me kurname Ukraina niivõrd ära, et ta annab alla. Aga on ilmselge, et kurnamissõda enam tulemust ei andnud, sest Ukraina tugevneb. Seega, kui kurnamissõjas ei õnnestu võita, tuleb anda võimas löök, et väga kiiresti viia vastane šoki ja hirmu seisundisse. Ja sundida teda kiiresti alla andma. Ja teine asi, Maševetši arvates, kõlab nii. Kreml soovib korrata ulatusliku pealetungi. Ulatusliku pealetungi operatsiooni uute jõududega, uute inimestega ja võib-olla uues kohas. Mis puudutab mobilisatsiooni. Venemaal on praegu antud piirkondadele käsk tugevdada just lepinguliste sõdurite värbamist. Ja öeldi otse välja. Kas te ise leiate 409 000 Vene Ivannit, kes on valmis Ukrainas surema, või kuulutatakse välja mobilisatsioon, et nagu muud väljapääsu pole. Ja praeguse seisuga see, mis on ametlikult teada. 56 Venemaa regiooni maksavad juba raha mitte lepingulistele endile, vaid lepinguliste värbajatele, ehk siis pearahaküttidele. Ja mõnes piirkonnas on need maksed värbajatele suurendatud 10 korda. Nii et pole välistatud, et oktoobriks püüavad nad sellises režiimis piisavalt Vene Ivane, et ei peaks välja kuulutama üldmobilisatsiooni. Või siis saab see olema nagu Penza linnas, mäletate neid kaadreid? Kõik on juba hakanud unustama. Unustama neid, kui seal päriselt püüti mehi tänavatel kinni, aga tehti seda varjatumalt, lokaalsemalt, mitte üle kogu riigi. Ja sellepärast kõik venelased nagu vaatasid neid kaadreid ja unustasid need lihtsalt ära. Selle taustal kõlab Washingtoni sõjauuringute instituudi prognoos isegi karmimalt kui Ukraina analüütiku Maševetši oma. Sõjauuringute instituudi andmetel Vene diktaator Vladimir Putin ei lähe läbirääkimistele ja venitab sõda järgmise aastani. Kuna ta on kindel, et saab kasutada Patrioti raketitõrje rakettide puudust, et sundida Ukrainat alluma tema maksimalistlikele nõudmistele. Analüütikud kirjutavad otse välja. Tootmisjõupingutuste suunamine just ballistilistele rakettidele näitab, et Kreml kavatseb kasutada eelseisvat talve selleks, et murda Ukraina vastupanu-tahe. See tähendab just seda talve. Ja siin tuleb tõesti märkida, et venelased panevad praegu maksimaalse rõhu just ballistiliste rakettide tootmisele, sest nad saavad aru, et Ukrainal pole lihtsalt millegagi ballistiliste rakettide vastu kaitsta. Järgmisena tsitaat ICW aruandest. Kreml arvab, et saab kasutada Ukrainas raketitõrje rakettide puudust selleks, et vältida sisulistesse läbirääkimistesse astumist või tegema järeleandmisi oma maksimalistlikes nõudmistes. Hiljuutine järsk Patriot raketitõrjesüsteemide tarnete vähenemine aitab kaasa sõja pikenemisele kuni 2027 aastani. Analüütikute hinnangul on Vladimir Putini loogika järgmine. Venemaa võib kurnamissõja võita, kui ainult siis, kui Vene väed säilitavad initsiatiivi ja liiguvad edasi kogu sõjateatris, tulistades samal ajal Ukraina linnu ja taristut. Ja nii kurnatakse nii Ukraina kaitsevõime kui ka lääne toetus. Veel üks tsitaat. Patriot-rakettide puudus annab Venemaale võimaluse tekitada Ukrainale eeloleval talvel väga tõsist kahju. See omakorda aitab kaasa oluliste läbirääkimiste edasilükkamisele ja sõja pikenemisele. Samal ajal prognoosib ISV konkreetset rünnakusuunda. Venemaa hakkab talvel üha aktiivsemalt ründama Ukraina energiataristut. Ja juba lähinädalatel alustab ulatuslikke rünnakuid energiasektorile, eriti Kiievis, eesmärgiga nurjata Ukraina jõupingutused energiavõrkude tugevdamisel. Jätkub. Nüüd aga konkreetsed arvud rakettide kohta, mis muudavad kõik need prognoosid juba mitte teooriaks, vaid juba toimuva kirjelduseks.
täna hoiatas Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede ülem Robert Madjar Brody intervjuus Associated Pressile, et venelased plaanivad suurendada erinevat tüüpi rakettide samaaegset salve laevadelt, lennukitelt ja maismaa stardiseadmetelt kuni 200 ühikuni korraga ühes salves. Praegu võib tema sõnul vaenlane korraga välja lasta üle 70, täpsemalt 77 raketti erinevat tüüpi. Ühes salves 77 raketti, aga Madjari sõnul võib see arv kasvada kuni 200-ni. Seetõttu on ainus viis nende arvu vähendamiseks anda lööke kõigile objektidele, mis osalevad nende Vene rakettide tootmises ning ka stardiseadmetele. Ukraina sõjaväeluure andmed kinnitavad tõepoolest selle tootmisvõidujooksu ulatust ja siin on info Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuselt. Venelased on võimelised igakuiselt läbi viima 3-4 kombineeritud rünnakut, mis hõlmavad erinevat tüüpi rakette ja droone. Sihtmärkideks jäävad Kiiev, Zaporižja, Dnipro ja Harkiv kui Ukraina kaitsetööstuskompleksi keskused. Peamiste raketirelvastuse tüüpide osas täidab Venemaa Kuuria andmetel tootmisplaani 110-120% ulatuses normist. Mõnede mudelite puhul ületatakse neid plaane üldse, eriti Ukraina luure andmetel. Onyx ja Zircon rakettide puhul täideti kogu aasta plaan juba selle aasta 3. augustiks. See tähendab, et Venemaa on kahjuks rakettide tootmise käima saanud ja ületab isegi omaenda tootmisplaane. Ja ma rõhutan, see ei ole minu isiklik hinnang, see on Ukraina sõjaväeluure hinnang. Muutub ka rakendamise taktika ise. Jutt käib mitte ainult kogusest, vaid ka löökide ajastusest. Kui te märkasite, siis nädala jooksul tulistas Venemaa välja üle 50 ballistilise raketi ja hakkas sagedamini ründama Ukrainat päevases ajal, püüdes saavutada ootamatust ja jätta Ukraina kaitsejõududele vähem aega ettevalmistuseks. Veel üks tõend Kremli uuest taktikast on reaktiivsed droonid. Ukraina relvajõudude õhujõudude pressiesindaja Yuri Ignat ütles järgmist. Juulis kasutas Venemaa 5 korda rohkem reaktiivdroonisid kui juunis. Neil on märkimisväärselt suurem kiirus kui sisepõlemismootoriga droonidel. Need on need samad šahedid, mida ukrainlased kutsuvad mopeedideks. Ja need on juba enamiku Ukraina püüdurdroonide jaoks kättesaamatud. Nende kiirus on piiratud umbes 300 kilomeetrit tunnis. Kuigi just hiljuti esitleti neid samu püüdurdroone, reaktiivseid püüdurdroone, mis suudavad tõesti neid samu venelaste reaktiivdroonid alla tulistada. Sellele lisandub uus, veelgi murettekitavam oht. See on Venemaa satelliidirühm Rassvet. See ongi see sama Starlinki analoog. Ukraina presidendi raadioside ja tehnoloogianõunik Sergei Flash Beskresnov hoiatas, et pärast selle võrgu Starlinki analoogi käivitamist venelased saavad rünnata kogu Ukrainat droonidega, mida juhitakse reaalajas interneti kaudu. Aga tuletan meelde, et samal ajal ei saa Ukraina praegu kasutada Starlinki droonide reaalajas juhtimiseks Venemaa kohal. Kuigi Ukraina saatis sellise taotluse Elon Muskile ja palus, et me ju ei palu kasutada Starlinki, mis praegu Venemaa kohal ei tööta, selle, et rünnata tsiviilobjekte. Ei, me piirdume ballistiliste rakettide stardiseadmete ja nende rakettide tootjatehaste ründamisega. Aga Elon Musk teatas, et praegu ta ei luba Starlinki kasutada venelaste vastu löökide andmiseks. Viidates sellele, et tema arvates peaks Ukraina juba mingile rahuleppele nõustuma ja sõja venelastega lõpetama. Aga venelased saavad selle sama Rassveti süsteemiga rünnata kogu meie territooriumi droonidega, mida juhitakse reaalajas nende satelliitide kaudu, mis täielikult kopeerivad Starlinki süsteemi. Veelgi rohkem muret tekitab Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ülema asetäitja kindralmajor Vadim Skibitski avaldus, kes seda kinnitas.
et Venemaa juurutab Rasveti-süsteemi märksa kiiremini, kui arvati. Juba 31. juuliks on 16 satelliiti, mis lasti üles märtsi lõpus. On lõpetanud toimiva satelliidirühmituse moodustamise orbiidil. Satelliidid tagavad juba vähemalt 2 sideakent Ukraina kohal, millest igaüks kestab üle tunni. See tähendab, et need satelliidid lendavad konkreetselt üle Ukraina. 2 korda päevas, iga kord tund aega, on venelastel juba olemas aken, mil nad saavad reaalajas interneti kaudu droone juhtida ning jälgida ja rünnata Ukraina territooriumi. Ukraina luureandmetel on Kremlil eesmärk suurendada satelliitide arvu 292 nii aastaks 2027. See võimaldab juba peaaegu ööpäeva ringselt Ukraina territooriumi jälgida ja peaaegu kuni 1000 sellise satelliidini aastaks 2030. Üldiselt kahjuks kõik prognoosid, et venelased ei suuda oma Starlinki analoogi käivitada, ei ole täitunud. Ja nüüd nad võtavad Rasveti-süsteemi järk-järgult kasutusele ja isegi Flash tunnistab, et jah, see on tõesti tohutu probleem. Ja nüüd arutamegi edasi Ukraina tegelikke probleeme, mis sellest kõigest tulenevad. Ukraina ballistika osas on olukord keeruline. Ainus süsteem Ukraina arsenalis ballistiliste rakettide vastu on Patriot, millel on kriitiline puudus raketitõrjerakettidest. On märkimisväärne, et mingil hetkel lõpetas Ukraina üldse avalikult teatamast, kui palju rakette Venemaa rünnakutes kasutab. See on muutus, mis ise näitab, kui tundlik see teave on. Ja viimastes raportites ei ütle Ukraina õhujõud, kui palju rakette lasti välja ja kui palju neist alla tulistati. Räägitakse ainult droonide arvust ja kahjuks tuleb märkida, et varem oli uudiseid selle kohta, et Ukraina õhujõud ei suuda ühtegi ballistilist raketti alla tulistada. Sest lihtsalt ei ole piisavalt raketitõrjerakette. Ukraina allikate andmetel ei jätku rakette ka Euroopal endal. Patriot rakette ei suuda liitlased Ukraina puudujääki füüsiliselt katta, sest neil endalgi on varud piiratud. Nagu te teate, on ameeriklased oma varud ammendanud ja kõik, mis tootmisliinilt tuleb, saadetakse kohe Ameerika armee puudujäägi katteks, mitte Euroopa omale. Seetõttu hoiavad eurooplased isegi seda, mis neil olemas on, enda käes, sest kardavad, et äkki läheb neil endal vaja. Ja samal ajal jätkab Põhja-Korea Venemaa varustamist ballistiliste rakettidega, KN-23 ja KN-24, millel on üldiselt väga suur hajuvus. Ja kui te meenutate, siis juulis oli juhtum, kui Krõvi-Rihi lähedal tabas Põhja-Korea ballistiline rakett eramaja, kus hukkus terve pere. Selgus, et see rakett kaldus eesmärgist kõrvale lausa 15 kilomeetrit ja tabas seda elumaja. Ja siin on selle kohta viimased uudised. Volodõmõr Zelenski kinnitas isiklikult nii eskalatsiooni ulatust kui ka selle iseloomu, kommenteerides järjekordset öist rünnakut juba 11. augustil. Hersonis ja Harkivis tabati alajaamu, on elektrikatkestusi, lööke saadi ka Donetski, Dnipropetrovski ja Mõkolaivi oblastites. Lisaks rakettidele ründasid Ukrainat üle 120 drooni, millest enamik olid just reaktiivsed šahedid. Ja edasi tsiteerin Zelenskid. Iga samm Venemaa poolt, ballistiliste rakettide tootmise suurendamine, Põhja-Korea vahendite kaasamine, mobilisatsiooni ettevalmistamine, kõik see näitab, et Moskva ei valmistu rahuks, vaid eskalatsiooniks. Ja reageerida rahu nimel tuleb kohe, ei tohi oodata. Rohkem sanktsioonisurvet just nendele ettevõtetele, mis töötavad Venemaa sõja heaks. Rohkem abi Ukrainale õhutõrje osas. Kõike seda on vaja, et rahul oleks võimalus. Ja uute rünnakute ohu taustal tuletan meelde, et Zelenski, et juba 5. augustil kutsus ta kohalike võime üles eelnevalt ellu viima talveperioodiks vastupidavuse plaane. Peamisteks ülesanneteks nimetas ta kriitilise taristu kaitset, vajaliku hulga ja kvaliteediga varjendite tagamist ning samuti Ukraina antiballistiliste võimete tugevdamist. Nii et talv tuleb ilmselt keeruline, kuid kui uskuda analüütikuid, võib see Kremlile olla ka viimane strateegiline pingutus, pärast mida tema võimalused oluliselt vähenevad ja kaotavad mõtte.
sest ka kurnamissõda ei pea Kreml enam vastu, ka see muutub talle raskeks. Seetõttu palustatakse sellele, et anda Ukrainale viimane nende arvates hävitav löök ja sundida Ukrainat juba kevadeks, peaaegu et kapitulatsioonile alla kirjutama. Jällegi, ma ei taha öelda, et peaksime tuhka pähe raputama. Öelda, et kõik on kadunud, midagi pole veel kadunud. On ilmne, et sõda jätkub. Kahjuks ei lõpe see nii pea. Lihtsalt on parem aru saada, milleks valmistuda, kui elada mingites roosades illusioonides. Ja vabandust, ma ei hakka ütlema, kes seda rääkis, et kohe saavad raketid otsa. Et Venemaal on jäänud 10 raketti, 20 raketti. Ei, neid on veel. Ja nagu juba ütles luurejuhi asetäitja, neid on isegi rohkem kui vaja. Venelased kahjuks on ees. Nad ületavad isegi oma enda plaanid nende rakettide tootmisel. Seetõttu panustavad nad sellele, et võimalikult palju rünnata nende rakettidega Ukraina linnu. Seetõttu jätan siia 3 punkti. Sõbrad, kirjutage kindlasti oma arvamusi ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige see kanal, pange videole like ja ärge unustage vajutada kellukest. Ja sõbrad, kui soovite toetada sõltumatu YouTube'i kanali tööd, et saada sellist teavet avatult ilma roosade prillideta, saate seda kanalit rahaliselt toetada. Igasuguse annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või toetades otse YouTube'i platvormil. Selle video all vajutage nuppu toeta ja valige endale sobiv toetamise viis. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!